Toomas juhata sisse ja. Jah. Ei, istub. Ei paku tõuse algul püsti. No nii! Nüüd on niimoodi, kallid sõbrad, sisse juhatuks ainult, et kuna see lindistub, siis omavahel juttu ärge ajage, vaid pühenduge kõik, istu siia lauda. Sa süüa ei võtki või? No, küll ma pärast võtan. Pärast võtta, sa võid kaasa ka võtta. Austatud daamid ja härrad, täna on siin kohviõhtu, mille peojuht on kapist välja tulnud mees, Andro Roos, see tähendab seda, et ta on Tartu linnapea kandidaat, teeme talle aplausi. Ja head YouTube'i vaatajad, tere teile kõigile ja kõigile siin viibijatel ka kaunis kevadet. Kevad on meile kohale tulnud, linnud juba siristavad ja otsivad pesapuure, aga meie otsime, kuidas Tartu linnas võimu saada. No ma küsin su käest, Andro, et kus sa selle julguse võtsid, et tahad hakata Tartu linnapeaks? Tead, palju siin elanikke on? Alla 100 000 natukene. On ka või? On jah. Ei no, aga mis julgust nagu selles mõttes, et on vaja on tegutseda. Kes seda ütles? Seda ütleb meie põhiseadus juba, et vaata, iga kodanik peab tegutsema. No seda küll, aga ma mõtlen, et kus sa selle julguse võtsid nii suure linna juhiks hakata? No oskad sa ka ikka küsida, et ega vaata väiksema linna juhiks pole mõtet hakata nagu, et seal tuleb kommunaalasjadega tegeleda, aga meie ülesanne on siin nagu see, et me mitte kommunaalasjadega ei saa tegeleda, vaid me peame riigi valelt kursilt tagasi pöörama õigele kursile. No, see on minu seisukoht, et sellepärast on, ega minul isiklikult ei ole seda linnapea kohta tarvis. Sa tahad kogu Eesti, siis ütleb Tartu linnas elavate inimeste eest seista ja nende mureist hakata lahendama. Jah, täpselt. Nii. No natuke räägime siis täna Tartu linnast, nagu sa ütlesid, peaaegu 100 000 elanikku ja meie linnapea on olnud pikki aastaid. Oled sa näinud, et kas linnas on arengut toimunud? Ütleme sellist, mida sina oled oma vaimusilmas näinud? Ei, no strateegilist arengut ei ole, aga samas ei saa muidugi öelda, et kõik halvasti oleks. Selles mõttes täna ju vaatad niimoodi, et teed ja tänavad on enam-vähem korras. Ettevõtted toimetavad, vähemalt mingisugused ettevõtted, mis toimetavad, kohvikud on avatud, tänavavalguslambid põlevad. Et selles mõttes justkui pealtnäha ei ole nagu probleeme, aga strateegilises mõttes, eks Tartu elab ülejäänud Eesti rasva arvelt. See tähendab seda, et siia on tudengid üle Eesti ja ka rahvusvaheliselt kokku jooksnud. See on üks majanduse vedur, mis siin on olnud. Aga ka see, et Lõuna-Eesti inimesed on Tartusse kokku jooksnud. Põlvamaa on tühjemaks jooksnud, Võrumaa on tühjemaks jooksnud, Tartu maakond on tühjemaks jooksnud, Peipsi äärest on tühjemaks jooksnud. Nii et Tartu on elanud sellest vanast rasvast, aga siit edasi enam selles mõttes ei saa, et ka suur tööstus näiteks on siit lahkunud. Raudteetransport, võrreldes sellega, mis ta näiteks nõukogude ajal oli, see on nii tööstustoodete vedamisel vähenenud kui ka inimeste vedamisel. Ega ei ole enam ju Venemaa suunal transporti, ei inimeste transporti ega ka kaupade transporti. Ainult ühes suunas selles mõttes, et Tartusse tuleb Vene nafta, ütleme bensiin ja diisel, aga siit enam midagi ei lähe. Vanasti läks nagu, see ei ole küll Tartu toodang, aga ütleme Kunda tsementi läks ja Tallinnast läks sprotti veel, ütleme siin 10 aastat tagasi, aga nüüd ei lähe ju tegelikult mitte midagi. Tartust ei lähe juba ammu mitte mingisugust kaupa ei Venemaale ega ka ei lähe lääne poole ega põhja poole ega mitte kuhugile. Et kaubandustööstus on nagu välja suremas. Ja need rahad saavad ka otsa lõpuks, et kui midagi ei toodeta ja kui mingisugust kaubavahetust ei ole, et siis ei olegi midagi. Tartu lennujaama ei ole tööle saadud. Lennujaam ei tööta. Tuleme tagasi veel rongiliikluse juurde. Et siin propagandat tehakse väga palju nagu sellest, et meil on mingisugune otseühendus justkui praegu nagu Vilniusega ja Riiaga ja nii edasi, aga tegelikult ei ole. Viimati vist natukene pärast nõukogude aja lõppu sai Tartust otse
Riiga ja Vilniusesse. Aga nüüd on ikkagi Valgas ümberistumine. Hea küll, vist need ajad tehti nüüd niimoodi korda, et kui Tartu rong Valka jõuab, et siis järgmine Läti rong läheb nagu siis Riiga edasi pärast seda, kui Tartu rong Valka sisse jõuab. Aga niisugust ümberistumisega ühendust ikkagi ei ole. Nii et Tartu on tegelikult välja suremise äärel, et kui täna räägime sellest, et Tartul mingite elementaarsete asjade jaoks on raha, siis tegelikult abilinnapea, kes on siis koalitsiooni esindaja, ongi ilusti öeldud näiteks Tartu planeeringu ja arengukomisjonis, et alates tulevast aastast igal aastal maamaks hakkab Tartus tõusma 2 korda. See tähendab seda, et kui sa täna maksad 400 eurot, siis aasta pärast 800, 2 aasta pärast 1600, 3 aasta pärast 3200, 4 aasta pärast 6400 ja 5 aasta pärast üle 12 000 euro aastas maamaksu. See tähendab seda, et Tartu rahakott on väga tühi. Kuskilt ei ole enam võtta, hakatakse võtma sealt, kus mitte mingil juhul võtta ei tohi. Ehk hakatakse maksustama inimese välja teenitud vara, tema kodu. No ja küll võib-olla kodualune maa jääb esialgu välja, aga see on poliitiline otsus, seda võidakse ka pärast valimisi muuta, et raha on vähe ja hakatakse kodualust maad võtma. Aga ega see ei olegi tähtis, et kas kodualune, mitte kodualune. Ettevõtete omanduses olev maa või eraisikute omanduses maa, mis ei ole sinu kodu, need on kõik maksu all. Üürikorterid näiteks. Üürikorteriga üürnik ei ole maaomanik, maksab ikkagi maaomanik ja ta teeb üürnikele põhimõtteliselt need maamaksuarved edasi. Nii et elamiskulud hakkavad tõusma ja no loomulikult see on sihitud nagu pärast valimisi niimoodi. Et pärast valimisi saab avalikuks, et hakkab tõusma see maamaks 2 korda ja praegu tundub veel kuki-muki olevat. Nii et ma ütlen, et ajad hakkavad rasked olema ja siin tuleb kursi muutus teha, enne kui Tartu välja sureb. Ütleme, kui palju riike, täna sa volikogus ei ole? Ei ole. Oled kandideerinud? Olen. Oled. No noor mees veel ei osanud veel ennast kokku võtta. Aga ei olnud õige aeg. Õige aeg. Nüüd sa tulid kapist välja, nüüd on õige aeg. Aga ütle, kas Tartu või Eesti Vabariik, kui palju doteerib Tartu linna? Ei doteeri üldse? Ei kuidas sa seda doteerimist võtad, et eks ta ikka ju maksab, ütleme, maksab kooli pearaha näiteks. Õige. Eks ta mingisugust dotatsioone veel annab. Ega dotatsioonina võib ka ju seda võtta, et annab ju osa üksikisiku tulumaksust Tartu eelarvesse. Ja mitte ainult Tartu, vaid kõikide Eesti omavalitsuste eelarvesse. Aga vaata selles ei olegi nagu küsimus, et näiteks kui mina oleksin linnapea, tead, kuidas mina seda asja lahendaksin. Ega meil on süstemaatilised probleemid, mis on nagu Eestis lahendamata, sealhulgas Tartus ja Tartu regioonis. Mina läheksin selle jutuga, et nüüd on 2 valikut, kulla vabariigi valitsus. Kas annate meile 200 miljonit nende ja nende infrastruktuuri investeeringute tegemiseks, me tahame suurejoonelise tööstuse välja arendada Tartus näiteks, et inimestel oleks tööd ja leiba, tuleks kaubavahetust, annate meile 200 miljonit selle tegemiseks või kehtestame Tartu piirkonnale erimajandusregiooni staatuse ja kehtestame erimajanduse režiimi, tõmbame Tartu piirkonnas maksud alla võrreldes muu Eestiga. Aga seega, kas omavalitsus saab seda teha või? Omavalitsus saab kõike teha. Munasid peab olema. Ma saan siis aru, kui sul on 51 häält, siis sa saad seda siis saan teha, jah. Siis läheme Tartu volikogusse, tõstame kätt, küsime, kes on selle poolt, et kehtestada Tartus erimajandustsoon, erimaksurežiim, kes on poolt, et me läheme selle nõudmisega vabariigi valitsusse, alternatiivse nõudmisega anda Tartule 200 miljonit eurot tööstuse suurejooneliseks väljaarendamiseks. 51% on poolt, 26 häält, Tartu volikogus on poolt, ülejäänud võivad olla erapooletud või vastu. Me esitame Tartu linna kui omavalitsuse poolt sellise nõudmisi vabariigi valitsusele. Ja ei lõpeta seda nõudmist ära. Nõuame, kuni me saavutame kas ühe, teise või 3. tulemuse, mis meid rahuldab. Kas sul on kuskilt näide võtta või sa mõtlesid ise oma peast välja? Ei, ma usun, et iga inimene, kes nagu strateegiliselt suudab mõelda, suudab selle mõtte peale tulla. Aga vaatame kas või see, et mulle ei meeldi nagu eeskujusid tuua, ega ühel mehel ei pea nagu otseselt olema eeskujusid, et ise võib ka mõelda, aga hea on ju vaadata näiteks Ameerika Ühendriikide tänast presidenti, kes ei lähtu mitte sellest, et mis on nagu poliitkorrektne ja mida on peetud siiamaani võimalikuks, vaid ta mõtlebki nagu loovalt, et mõtlebki ettevõtja moodi,
et pakub erinevaid tehinguid. Loomulikult teisele poolele peab ka see tehing kasulik olema. Nagu ma ütlen sulle seda, et näiteks me nõuame 200 miljonit Tartu see on sul välja arvutanud. No ma võtan sulle praegu 200 miljonit, et see on piisav raha, et panna nagu suuremajooneline tööstus käima. Eks täpselt arvutusi tuleb teha, aga vaata, ega vabariigi valitsus sellest ei kaotaks ju, kui ta annaks Tartule 200 miljonit. Sellepärast, et ma räägin, et me ei kuluta seda ära mitte selle peale, et me linnapea saadame kuhugile sõpruslinna kohtumistele või ostame uue ametiauto või midagi taolist. Ma räägingi sellest, et me kasutame seda investeerimiseks, uute tootmiste, uute ettevõtmiste käima panemiseks. Need hakkavad teenima ju maksutulu ka Eesti Vabariigi riigieelarvesse. Me investeerime selle 200 miljonit eurot selle mõttega, et üks investeeritud euro tooks tagasi näiteks 5 eurot, mis tähendab seda, et me teeksime sellest 200 miljonist eurost, kui need tööstused tööle hakkavad, miljard eurot näiteks. Ja sealt hakkab tulema maksutulu. Inimesed saavad tööd, tuleb üksikisiku tulumaksu, osa tuleb Tartu eelarvesse, sellest osa läheb vabariigi eelarvesse, tuleb sotsiaalmaksu, see läheb kõik vabariigi eelarvesse, pensioni arvestusse ja ütleme, ravikindlustuskulude katmiseks. Tuleb käibemaksu, tuleb isegi maamaksu. Ettevõtted tulevad, hakkavad tööle, siis on millest maksta seda maamaksu, mis hakkab tõusma 100% aastas. No ma kuulen sind ja mõtlen, et sa oled noor, perspektiivikas noormees, et kas sa öösel magad ka, kui sa sihukese asju välja mõtled. Aga ma küsin su käest, et milline see tööstus peaks sinu vaimusilmas olema, millele sa tahad seda raha anda? Millises, ütleme sellises, on ta mingisuguse kohaliku tooraine peal või on ta mingisugune kuskil tuuakse siis siin läbi või siin töötlemiseks ja vormis lõpptoodanguna? No eks ta peab ikkagi olema nagu seotud sellega, mis Tartu eripärad on. Et Tartu eripära, mis on ülikool, aga on ka laboriseadmed, aga on ka kliinikum, ülikooli haigla, meditsiin, kõik kuni organidoonorlusteni välja. See kõrgtehnoloogia, milles me saaksime olla väga head ja milles me tegelikult oleme juba väga head. Ainult, et see tuleb tuua suurde tootmisesse, ka ravimitööstus näiteks. Eestis on olnud ju ravimitööstus ja Põlvas on ravimitööstus ja on olnud palju suuremalt see ravimitööstus. No Põlvas enam vist ei ole, et siin ära nagu ütleb, et seal ei ole ravimitööstus kunagi. Kolbakofis tahtis teha nagu sinna. No tahtis. Me peame üle küsima. See mees on aasta 16, ta ei tea. Pakendati suured kotid, toodi tablette, pulbrit ja siis Põlvas pakiti nad siis kuskile pudelisse või... No siis midagi ikka oli. See ei ole tööstus, see on lihtsalt pakendus. No selge. Ütleme, et lihtsalt ütleme nagu panti, nagu sa ütles, pakendisse. No see on ka ikka, ta on ikkagi, ütleme, selle otstarbet täidab ära. Aga ütleme niimoodi, et Tartu Ülikoolis kindlasti ei õpetata mitte pakendamist, vaid Tartu Ülikoolis õpetatakse ikkagi ravimiteadust ja õpetatakse kirurgiat, õpetatakse organite siirdamist, kõike selliseid asju, mis on väga kõrgtehnoloogiline ja mis saaks olla väga suurejoonelised meie ekspordiartiklid. Kaasa arvatud see, et kui me oleme selles väga head, siis ekspordiartikkel on see, et me hakkame rahvusvahelisi spetsialiste Tartus välja koolitama, aga see on nagu tööstus selles mõttes, mis hakkab tooma meile eksporditulu, nii-öelda know-how müük. Ja loomulikult kohalik tooraine, seda tuleb hakata väärindama. Metsa tuleb väärindama hakata, aga prügimajandus tuleb kontrolli alla võtta. Prügi tuleb näha ressursina. Mina näiteks näen seda, et Tartu kodanikud ei peaks maksma prügi eest, vaid pigem tuleks nii teha, et prügi kas tasuta kokku korjatakse Tartu pealt või isegi makstakse väikest tasu prügi äraandmise eest, sest prügi on kaasaegses maailmas ressurss. Nii et mina lahendaksin neid asju nagu sedapidi. No sa tead, et Tähtveres Tartu Agros toodetakse biogaasi just siis selle sõnniku ja mis mingi veel on, ma täpselt ei tea, aga nii et seda tuleks laiendada, pluss see, et selles Põllumajandusakadeemias on väga head laborid
laborid, kus saab neid arendada ja enam kasutada, kui neid seni on tehtud. Sest paljud ei teagi sellest midagi. No aga ma küsin, et kui seda... Aga vaata, siin ongi see, et Tartu Agro käest tahetakse maad ära võtta. Aga Tartu Agro meestel ja naistel peab endal olema piisavalt julgust, et tulla kas või näed Keskerakonna nimekirja, öelda niimoodi, et mina kandideerin, tulge kõik, koonduge minu taha, saame 51% kohtadest Tartu volikogus ja siis hakkab Tartu linn võitlema ka selle eest, et Tartu Agro ja Tartu Agro suurused sugused tootmisettevõtted, põllumajandusettevõtted alles jääksid, edasi areneksid, mitte et neid, ütleme, laiali tassitakse või laiali veetakse. No vaata, selles suhtes oli sul õige, et kui mõni siis mõtles, et mis hakkame maad kasutama. Tartu linnal on siis endine Tähtvere vald, kus on see Tartu Agro ja rida teisi veel, ma ei tea, kas katsejaam seal töötab veel, et neid hakata kasutama just kõrgemal tasemel ja nagu sa ütlesin, tuua sisse siis spetsialiste. Need mõtted on õiged, aga ma nüüd küsin, et valimised on 19. oktoobril, et seni on meie vastaskandidaat Reformierakond väga mõnusalt ja hästi kasutanud e-valimisi, et kuidas sa selle vastu suudad võidelda, et minnakse et kastid ei ole mitte niisugust tumedad ja läbipaistmatud, vaid et kastid on läbipaistvad ja inimesel lähevad pühapäevasel päeval hommikust õhtuni ainult kasti juurde hääletama, et siis sa saad tõese õiglase tulemuse valimistel. Aga nii kaua, kui Reform kasutab oma e-hääletust, no väga su unistused ja mõtted on väga head, aga siis see ei realiseeru. Kuidas sa seda suudad ära blokeerida? Nii kaua, kui tänane valitsusjuht ei kutsu siis valimiskomisjoni esimeest ja ütled, lõpetame ära. 2 minutit sulle aega, kirjuta avaldus ja e-hääletamist lõpetame ära. Ega mina üksinda ei saagi seda lõpetada. Aga näed, teeme täna saadet siin, inimesi on tulnud ja kõik peame nõudma nagu seda, et e-valimised ära lõpetatakse. Praktilise poole pealt 4. aprillil tuleb siia samasse kohvikusse rääkima Märt Põder, e-valimiste entusiast ja kes on nagu vastustanud nende e-valimiste korraldamist, et see ei ole turvaline ja et kui turvaline ei ole, ei saa ka ju veenduda selle aususes. Aga ta tuleb mitte ainult rääkima ja lobisema sellest, vaid tal on ka konkreetsed ettepanekud, mida meie kodanikena saaksime hakata tegema. Nii et valimised on ees, võitlus alles algab. Keskerakond on kindlasti vastu e-valimiste sellisel kujul, nagu seda täna tehakse korraldamisele, sellepärast et see ei taga nagu kuidagi läbipaistvust ega ausust, et sellest ei piisa, et kui öeldakse seda, et tegemist on ausate valimistega, et selleks, et valimine oleks legitiimne, ta peab olema kontrollitav, et ta tõesti ka nii on, et ta väljendaks seda, mida ja keda inimesed valinud on. Nii et mida me nõuame? Me hakkame nõudma läbi oma esindajate valimiskomisjonis seda, et valimiskastid, ka füüsiline hääletamine, paberil hääletamine oleks aus, et valimiskastid oleksid läbipaistvad. Ja me hakkamegi, ühesõnaga, kõike sõjaplaane ei saa ära rääkida, aga meil on väga konkreetne plaan, kuidas muuta, isegi kui valimiskomisjon e-valimised lubab kohalikel omavalitsuse valimistel 19. oktoobril ja enne seda eelvalimiste ajal, et siis kuidas seda rahva poolt teha niimoodi, et vähemalt osaliseltki need e-hääled, mida antakse, oleks kontrollitavad. Ja muidugi, me kutsume inimesi üles paberil hääletama. Ma panen isiklikult bussi tööle Tartus, me hakkame inimesi viima valimisjaoskondadesse ja me igal pool kutsume üles, et pange lips ette, pange ülikond selga ja nii nagu vanal heal ajal valimispäev on pidupäev, lähme ja hääletame paberil nagu kord ja kohus, nii nagu meie põhiseadus ette näeb. No ma mõtlengi, et Tartu on küllaltki kompaktne, välja arvatud siis Tähtvere vald, mis teile nüüd juurde tuli. Aga seal sa saad bussiga inimest ilusasti, seal on 3700. Seal ei ole ka väga palju inimesi. 3700 vist oligi. Et Tartu on kompaktne, siin on küllaltki hea, aga see organiseerimine, et jõuda iga inimeseni. Tahad e-hääletada? Ei taha. Aga täna ta kasutab sellepärast seda, et see on mugav, saab hommiku vara juba
IT-kaarti sinna sisse lugejasse lugeda ja ära hääletada ja rahulikult magab minna või siis kõht täis süüa. Aga et kuidas selle kõiki nende inimestel seda informeerimist on vaja, et kuidas sa selle suudad ära teha, et sa kõik see, ma ei tea, palju siin valijaid on Tartu linnas? No 60 000 ikka. 60 000. Et kuidas jõuda nende 16 000 inimeseni, et neid informeerida. Kui neid informeeritud ei ole, siis tahtis mailla valima. Ega ma kõike sõjaplaani sulle ära ei räägi siin nagu selles mõttes. Et täpselt see, mida ma ütlesin, niimoodi me hakkame tegema. Me hakkame võitlema selle vastu ja me juba võitleme. Sina oma saadetes ju võitled. Näed, me paneme plaan B kanalile üles. Need saated vaatavad teinekord isegi 10 000 vaatajat. Ma usun, et ega paljud nendest on need, kes on eelmistel valimistel hääletanud elektrooniliselt. Aga sellel valimisel ta ei lähe hääletama elektrooniliselt. Me teeme vastu propagandat, me selgitame inimestele, miks seda teha ei tohi. No ütleme, et see, mis sa rääkisid, see on ikka, minu jaoks on ta utoopiline, aga ta on väga realistlik. Seda on vaja teha. Jah, et kui Tartule see võimalus anda ja see raha leitakse, siis ma arvan, et elu läheb hoopis kordades paremaks inimeste jaoks ja inimeste asi on ainult õigel päeval tulla valima ja toetada sinuga. Aga kuidas see nimekirja teeb? Palju see nimekirjas peab olema? Nimekirjas ei pea palju olema, aga Tartu volikogus on 49 kohta. 49. Et vähemalt 49 nime me peame panema, et juhul kui Tartu kodanikud 100% meid toetavad, et siis meil oleks 49 volikogu liiget panna. Aga meie eesmärk on saada 25 volikogu liiget vähemalt. Aga öelge nüüd see, või sa ütled tähendab seda, et aga nimekiri on meil praegu juba üle 50 nime, nii et ma kutsun kõiki, kes meid kuulavad kaasa, et kes aga tunneb, et ta tahab, et tal on midagi Tartu ja Eesti jaoks teha, tulge meie nimekirja. Et see on muidugi võimalus plaan, kui see ainult realiseeruks, on väga võimalus plaan. Aga ma küsin, et mis kõige olulisem, et kuidas seda informatsiooni edasi, jah, sul on see ka hea, teeme talle aplausid, ta on YouTube'i kanali teinud oma vahenditega ja oma ajast. Ando Roosile aplaus, mida te kõik saate vaadata, kui te ainult seda tahate. Aga ma mõtlen, et millised võimalused on veel seda Tartu linnas, vaata siin on jälle hakkab mängima rahalised võimalused. Et neid pilte täis topid, mina seda õigeks ei pea, aga... Ei, kuskil mingit rahalist reklaami me ei osta. Ei osta, jah? Nii palju meil raha ei ole. Ei ole, jah. Aga muidugi oleks igavasse Erne tänavasse oleks vaja ka siin pildid püsti panna ja... Ei, pildid paneme... joonistad ise või? Pildid paneme püsti, aga põhimõtteliselt raha me välja ei käi selle eest. No vaata, vanker on ju siin. Ma ei tea, linnavalitsus on öelnud, et see on minu vanker, ma ei tea, kus nad seda võtavad ja see minu vanker ei ole, ma kasutan seda vahel nagu põhimõtteliselt. Aga sinna üks hea inimene ongi pannud üles ju kogukonna kohviku reklaami. Linnavalitsus saatis mulle reklaamimaksu teate, et kuule, Andro Roos, maksa reklaamimaks ära. Ma ütlesin, et aga mis alusel, et kes see peab maksma? Kuule. Et siis põhimõtteliselt saadeti, et reklaamimaksu peab maksma reklaamimaksu paigaldaja. Aga mina ei ole seda paigaldanud. Üks hea inimene paigaldas selle. Et meil on toetajaid ja need toetajad tulebki mobiliseerida. Kes paigaldab ühe reklaami, kes paigaldab teise, kes kolmanda, kes paneb bussi tööle. Et ühesõnaga niimoodi me hakkamegi seda tegema. Et kõik teie, kes te täna siin olete. Ja see ei ole utoopia jutt, et muidu on nagu see, et räägib lillelaps, et hakkab tegema kuskil. Aga me kõik peamegi andma oma panuse. Mina võitlesin automaksu vastu oma kaarikuga. Ma oma raha eest ostsin sinna peale ei automaksule. See silt varastati muide ära siin 6 aega tagasi. Murti sisse sinna vankrisse, varastati ära. No kellel huvi oli varastada? No ilmselt nendel, kes automaksu kehtestasid. Või oli lihtsalt mõni vandaal, ma ei tea. Aga igaüks peab mõtlema, et mida ta oma raha eest teeb, nagu et millist propagandat ta teeb selleks, et Reformierakonna võim täna Tartus murda. Ja ma räägin nagu tõsist juttu tegelikult. Niimoodi ta nagu on. Jõuluajal kaarikuga sõitjaid oli väga palju. Ma ütlesin ka nendele, et aga te sõidate kaarikuga, teete lastele sõitu, pange sinna taha peale ei automaksule silt. Keegi on nõus panema. Aga me peame leidma, ja ma loodan, et teie hulgast need inimesed, kes on nõus ka oma rahakotist panustama seda, et Reformierakond maha võtta. Kui igaüks oleks oma autole peale pannud ei automaksule, kui igaüks oleks pidurit pannud või blokeerinud näiteks Tartu liiklust,
oleks tõsised ummikud tekitanud niimoodi nagu lõunamaades on seal Serbias ja Kreekas ja Hispaanias ja kus need Prantsusmaal, kus need massimeeleavaldused toimuvad praegu Rumeenias muide, eks ole. Türgis, kui me blokiksime ära kuuks ajaks Tartu liikluse, see automaks võetaks tagasi. Me peame hakkama selliste asjadega tegelema. Ma ei kutsu üles kedagi nagu õigust rikkuma või niimoodi, aga me peame hakkama tõsisemalt tegelema ikkagi lollidele otsustele vastu võitlemisega ja see saab kampaania põhiosaks. Vaata, me süüdistame, et eestlane on olemuselt selline apaatne, paikne, rahulik. Ja aga ma eile vaatasin Aktuaalses Kaameras, Türgis on seal rahvas kogunenud tänavale, et Erdogan pistis selle linnapea siis kahtlustatuna korruptsioonis sinna puuri ehk vanglasse ja kus rahvas tuli 10 minutiga, olid nad kõik tänaval ja naine ütles, kui me täna ei võitle oma demokraatia eest, siis me oleme kõik ahistatud. Aga Eestis on ammu meid ahistatud. Meile surutakse igast makse peale, Eesti riik kulutab raha, kõige rohkem, ma vaatasin, kõige rohkem raha Euroopa Liidus kulutab Taani ja järgmine on Eesti. Et milleks ja kui seal Ungari ja Saksamaa on 14 ja veel, miks me peame selliste asjadega tegelema, mis meile mingisugust kasu ei too? Mitte mingisugust, me hakkame varsti sõnum sellest teemal ka rääkima. Aga ma ütlen, et miks te inimest ei taha tulla võitlema ise enda eest, oma õiguste eest, vaid istute kodus ja vahite niisama seal telekast või lolle filme, mida normaalne inimene ei vaatagi. Miks? Ma ei tea. Ma ei tea, naus vastus, me peame sinna suunama nagu selle. Miks te vaatate, miks te olete sellised, eks ole? Miks te ei seisa? 10 000 vaatajat tuleb, aga kus need 10 000 siin on? Kodus on hea protestida, eks ole, aga tule siia. Ja ära tule ainult siia, tule tänavale. Aga miks Andro peab võitlema, et automaksu ei tule? Aga teil ei tee selle jaoks mitte midagi. Ei oska isegi Andro ütle, aitäh. Tead, aga seda vankri postitust, tead palju vaatas seda vankri postitust? Ei tea. Seda vaatas 30 000 vaatajat. Meil on 30 000 automaksu vastast. Aga kus nad kõik on? Need tuleb valima tuua, need tuleb tänavale tuua. Teie peate tulema. Ja mis on, miks Keskerakond? Sa oled Tartumaa piirkonna esimees. Aga keegi ükski teine erakond ju ei võitle. Kas EKRE võitleb Tartus? Ei. Ei võitle? Eesti 200 võitleb? Ei võitle. Isamaa võitleb? Ei. Reformierakond võitleb? Mitte kunagi. Sotsid? Ainult homode eest? Jah. Ainult, mis ma ütlen, et kui võtta niimoodi, et see Eesti 200 on Reformierakonna kloon. Reformierakond filiaal tõi ta häältega sisse ja siis, ärge seal praegu, ja siis nad tulevad, räägivad, mis ta nimi oli, see Kristiina Kallas. Pensionärid, me ei jõua neile maksta. Ma kuulasin, kui ta esines esimeses stuudios, et riigil pole raha. Võta sõjakulutused maha ja saab kõikidele pensionäridele maksta. Ja mine sinna oma sefi juurde ja tõmba küür selga, nagu sa tõmbasid järgmine päev Mihkli ees, peaministri ees ja ütles, et ega mul selliseid mõtteid ei olnudki. Aga mis sest plõrad, kui sul ei ole neid mõtteid? Nii, ma küsin veel sinu käest Tartu linna kohta, et Reformierakond tahab seda siurut ehitada. Meil on olemas kõik teatrid, meil on kinod olemas, meil on kohvikud. Näed, siin on kohvik. Milleks seda siurut? Palju seda raha tahetaks kulutada? 100 miljonit. Tänastes hindades. Tule taevas appi, kallid inimesed. Pärast valimisi on 200 miljonit. Jah. Ja 100 miljonit varastavad ära. Et milleks on seda siurut vaja ja rikkuda ära Tartu kesklinn, kus on rohelus, kus ma tulin üks päev sealt läbi, inimesed istuvad, võtavad päikest niimoodi ja naudivad Tartu linnas, see on nende võimalus. Ja miks ära võetakse, milleks seda siurut on vaja? Oskad sa ära seletada rahvale? Palun? Üle tee siurust üle tee või sükust üle tee on Vanemuise teater, mis on pooltühi. Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest pressitakse sinna raha sisse. Ma ei ütle seda, et seda ei pea pressima, aga me hakkame rääkima, võib-olla mitte täna, aga me hakkame rääkima ka sellest, et vaata, kuulsid, Trump likvideeris ära või tahab likvideerida ära haridusministeeriumi. Me peame ka Eestis ära likvideerima haridusministeeriumi ja kultuuriministeeriumi peame ära likvideerima, enne kui me hakkame haridusministeeriumit likvideerima. Tahad, ma ütlen, miks? Sellepärast peame kultuuriministeeriumi ära likvideerima, et kultuuri
teevad inimesed, sina, mina, meie kõik, aga kultuuri ei tee ametnik. Me ei pea riigi raha suunama selleks, et seda palkadega ja mingisuguste fondidega välja suunatakse riigieelarvest maksumaksja taskust toetama, vaid kultuuri tulebki teha. Inimestelt tuleb maksukoormus alla võtta. Siis on inimestel käia raha kohvikus, oleks siin 3 korda rohkem inimesi. Siis on inimestel käia raha teatris, võiks ka isegi rohkem maksta teatripileti eest, on kontserditel võimalik käia ja seda saaks teha turutingimustel. Ei peaks tegema niimoodi, et näed, sina, Toomas, teed endale teatri. Võib-olla sul on seal väga head teatritükid. Võib-olla sa oskad väga hästi näidelda või leiad sinna väga head näitlejad. Aga kuna sa riigi toetust ei saa, siis sina pead panema teatripileti hinnaks 100 eurot. Niimoodi. Aga kõrval on riigiteater. See saab sussa-mussa kultuuriministeeriumi käest toetusi. Tema paneb 10 eurot. Inimesed sinna lähevad, kuigi seal näidatakse võib-olla sellist lillat homovärki, eks ole, mandunud asja. Inimesed sinna lähevad, seda nimetatakse kultuuriks, aga sina teed hea teatri, riigi toetust ei saa, sinu 100 eurose pileti peale ei tule mitte keegi. Vaat selle lollaka olukorra me peame murdma ja haridusega on täpselt sama. Ja vaata, Sükust me hakkame pihta. Oota, ta on Süku või Siuru? Mõlemad, ta on mõlemad. Ta on Paabel ka veel, 3. nimi. Heal lapsel mitu nime. Kelle idee see on? Ma tean, et reform... Vaata, see on see, 100 miljonit läheb sinna sisse. Aga kui me 100 miljonit võtaksime ära, see 100 miljonit tuleb selle arvelt, et kui Vanemuise teater on täna juba pool tühi, siis edaspidi on ta veerand tühi või veerand täis, ütleme niimoodi. Ei ole Vanemuise teatril külastajaid, ei ole Siurul külastajaid. Näitusesaalid on tühjad, Siuru võtab ära, Siuru on tühi, ülejäänud näitusesaalid on tühjad, kontserdisaalid on tühjad, sinna pidi 3 kohvikut tulema. Need kohvikud on tühjad, aga need võtavad ära ka olemasolevate kohvikute klientuuri, sest ega rahvaarv ei kasva ju Tartus praegu, rahvaarv kahaneb. Kui tuleb 3 tükki juurde, järelikult kõigil on vähem. Järelikult keegi ei majanda ära. Ja ühesõnaga, seal tuleb kütta, seal tuleb elektri eest maksta, seal tuleb töötajatele palku maksta. Muide, juhataja on juba tööl, sellele makstakse päris korralikku palka. Kes see maksab? Tartu linn. Tartu linn, miks see maksab palka inimesel, kes midagi ei tee? No võt, see 100 miljonit, see tuleb taotleda mina, kui ma saan linnapeaks, esimene päev hakkan taotlema Riigikogult, et võetakse see otsus tagasi, mis on Siuru või Süku toetamiseks ja antakse see Tartu eluasemefondile ja ka Tartu linna eelarve rahad tulevad Tartu eluasemefondile. Ja Tartu eluasemefondi alt me hakkame toetama noori peresid, kes on nõus järgmise 5 aasta jooksul saama perelisa laste näol. Sünnib uusi lapsi, kes järgmise 5 aasta jooksul on valmis saama perelisa, saama täiendava lapse. See saab näiteks, ütleme, 10 000 eurot korteri soetamiseks, maja soetamiseks, maja ehitamiseks. Me hakkame loomulikult ülejäänud Eestist ära tõmbama inimesi. Rahvaarv hakkab kohe tõusma, aga hakkab ka loomuliku sündivuse kaudu tulema juurde nii Tartusse kui ka seeläbi ju Eestisse uusi linna kodanikke. Ja kui hakkab korterite ehitus, hakkab majade ehitus, vaata sa küsisid alguses sellega, et mis tööstus siin hakkab, siis on ju vaja ehitajaid. Inimesed saavad tööd, saavad leiba, maksavad maksu riigile ja Tartu eelarvesse. On materjalitööstus tarvis. Ühesõnaga, terve uus majandussektor saab jalad alla endale. Inimesed saavad kodud, Tartusse tuleb uusi elanikke, sest meie programm on see, et järgmise inimpõlve jooksul Tartu ja Tartu linna regioon peab kasvama 100 000 pealt 250 000 peale. Me teeme Tartust veerand miljoni elanikuga linna. Meeldib sulle või? Väga. Mis te arvate sellest inimest? Head YouTube'i kuulajad, kas on midagi teist valida Tartu linna peaks kui Andro Roos? Andro Roos! Et ma mõtlen, et kelle vaimu silmas see Siuru või Süku või mis ta oli sündis. Keegi pidi selle idee välja käima. Ju keegi saab ehituslepinguid. Ju keegi määrab võib-olla isegi. No see on minu haige vaimu sünnitus, et ehitushinna kallimaks, kui tegelikult läheb. Siis tehakse toetusi võib-olla parteikassasse kuhugile nii edasi oma liikmetele, toetajatele. Vabandust, kui palju on siis praegu projekteerimise ja selle ühe ametniku, nagu sa rääkisid, kulutatud selle raha juba ära, selle sama
nii-öelda halva asja peale. No ühesõnaga, praegu on nii vähe, ma sulle sendi täpsusega ega ka 100 000 euro täpsusega ei oska öelda, aga praegu on nii vähe kulutatud, et kui me praegu pidurit tõmbame sellele projektile, siis tegelikult võime öelda, et hea, et niigi läitse, midagi kulutatud ei ole. Et no praegu on seal detailplaneeringu tegemiseks läinud ja on selle juhataja palgaks läinud ja niimoodi reklaamimiseks, et nipet-näpet, et see ei ole kindlasti miljonitega mõõdetav. Nii et kui me täna ära lõpetame, kui me valimistel tuleme võimule, kui me saame Reformierakonna maha võtta, siis hea küll, nad võib-olla ei jõua isegi seda detailplaneeringut kehtestada. Aga igal juhul, koppa nad maasse ei löö, ehitusluba nad ei saa, ehitama nad reaalselt ei hakka, me saame selle 100 miljonit ära päästa. Aga ütle nüüd moodi, et kui ütleme, millal kas sel aastal võib see planeering tulla veel volikokku? Ei, planeering isegi las nad kehtestavad, ega planeering ei tähenda seda, et ehitama peab hakkama. Planeeringu kehtestamine, see ei ole midagi. Tähtis on see, et sügisesel valimistel Reformierakonna saame maha võtta, siis päästame 100 miljonit ära ja teeme uue planeeringu sinna. Planeeringu tegemine võtab 9 kuud, see ei ole mingi probleem, muuta planeeringut või ka tühistada see planeering. Ütleme, et kui selle Siuru idee välja käis, ma ei tea, kes see käis, sellelt võtma kursis, kas informeeriti ka linnakodanikke, et mis te sellest arvate, küsiti nende käest? Ei, ikka küsiti, selles mõttes, et avalik arutelu oli ja detailplaneering avalik arutelu. Aga see on siuke küsimine, et Toomas, kuule, mis sa arvad? Sa ütled, sa oled vastu. Paneme kirja, et sa oled vastu. Ikka kehtestame. Ei, kirja panevad, aga ta ei arvesta sellega. Ma näen, kuidas Aktuaalne Kaamera teeb. Küsib tänavalt inimese käest, kui ta ütleb mitte sobivalt sellele küsijale, siis seda lihtsalt ei näidata. Ma ei tea, kuidas siin oli. Aga ma ise mõtlen, kas kallid inimesed, kas te ise mõtlete oma väikse peaga või suure peaga, ma ei tea, milline teil otsus on, et taolised asjad kahjustavad kogu linna elanikkonna huve, nad on rahaliselt kallid ja kulukad, et miks te ei mõtle selle peal või et teil on, nagu paljud ütleb, mul ükskõik. Vaat kui sellest mõtlemisest mul ükskõik lahti saame ja tekib selline emotsioon, nagu sinul täna siin on, et siis me saame elus edasi minna. Muidu me ei saa. Kui on meil pidevalt käega löömise melu, et kõik on nagu nii seal ja midagi teha ei saa. Saab küll. Näed, Andro Roos on nii palju ideid välja käinud, et katsuge seda kõik endale meelde jätta ja valimispäeval õige mees valida. Aamen, ma ei oska muud öelda selle kohta. Tardumusest tuleb lahti saada. Ja. Pistke pea külma vette ja hakake tegutsema. USA president Trump toona ütles, mees on mees ja see, kes on seal kõrval tal, see on naine ja teisi ei ole. Milleks on vaja mingi homosid ja lesbisid? No kui nad tahavad, vanasti olid nad kuskil pimedas, võib-olla las sebivad. See tähendab, ühiskondlik rahva suundumus arusaam peab olema mees ja naine. Trump sai sellest aru. Ameerika Ühendriigid on maailma suurim riik. Jah. Kui seal mõeldaks niimoodi, mis meie siuksed väiksed kilud hakkame siis siin siis temale, ma näen, kuidas iga päev Trumpi kritiseeris, Aster Kannel, tema on põhiline Trumpiga kritiseerija. Sa oled seal uudislugeja, loe uudiseid ja sa ei arva, kas Trump tegi midagi valesti või õieti. Et ma küsin, et kuidas me seal suhtumist siin Eesti riigis saab muuta. Et mees on mees ja naine on naine. Ei, asju tulebki hakata nimetama õigete nimedega. Kes see teine suudab elu edasi viia, kui ikkagi nagu see, et selleks, et elu jätkuks, selleks on vaja mida? Naist ja meest, kes saavad lapse ja koos nad on perekond. Ja perekond on ühiskonna algehituskivi. Mees ja mees kokku ei ole perekond. Mees ja mees kokku võivad olla 2 head sõpra omavahel. Aga laps sünnib mehe ja naise suhtest, abielust. Ja vaat seda on vaja riigil toetada. Kui sa tahad olla homo, ole homo oma enda hobiks, ega igaüks on oma patuga üksinda. Tahad pattu teha, tee pattu. Aga pattu tuleb hakata nimetama ka patuks. Aga tee, kui tahad, kui see sinu hobi on. Aga riik ei saa toetada sellist asja, mis riigi ja ühiskonna elu edasi ei vii. Riik saab toetada ainult sellist asja, mis ühiskonna jätkuvuse ja arengu tagab. Ja sellepärast ongi, mees on mees ja naine on naine ja koos nad saavad lapsi ja see on perekond. Ja see on riigi alustala. Mitu kirikut Tartus on?
Ma ei ole lugenud. No ütleme, Piisavalt, on. Et kas tänased või sina tulevane valitsejana tahad kirikut kasutada selleks, et nad tuleksid appi, et inimesi natukene, ütleme, usku tooma ja uskuma millessegi, kas või sinusse, kui tulevase linnapeasse, et kui palju sina tahad nendega tegeleda või ta üldse? Jumalasse tuleb uskuda. Ma ütlen sulle ausalt. Sellepärast, et see on täiesti vale lähenemine. Nii noor mees ja nii kindla sõnaga. See on täiesti vale lähenemine, kui öeldakse seda, et rahva hääl on Jumala hääl. Iga inimene on vastutav Jumala ees, iseenda südametunnistuse ees ja Jumala ees, nagu ka riigijuhid on vastutavad. Mitte eeskätt rahva ees, vaid Jumala ees. Igaüks peab vaatama nagu seda, et ta teeks õigeid tegusid ja see ei ole nagu mingisugune kirikujutt. Et kirikud ausalt öeldes, ega täna ütleme see linna ja poliitikute ja erakondade koostöö usuga või kirikutega on nagu see, et lubatakse kiriku katus ära parandada ja kiriku uks ära parandada. Aga vaata, seda tuleb ka võib-olla teha. No mitte võib-olla, et ärme laseme ilusad hooned ära laguna, tuleb teha, nad on kultuurimälestised. Aga ega Jumal ei ela kirikus. Jumal elab sinu õigetes tegudes. Õigeid tegusid tuleb teha. No me rääkisime, mees on mees, naine on naine. Küsimus ei ole ju selles, et kaks meest püüavad last saada. No nad ei saa last. See on loodusseadus. Loodusseadus ehk Jumala seadus. Mees ja naine saavad lapse. 10 käsku. Sina ei tohi varastada. Meie ühiskonnas varastatakse. Valetatakse ja varastatakse. Eksitakse veel 2 käsu vastu 10 käsust. Kas meie ühiskond läheb edasi? Kuhu meie ühiskond jõudnud on sellega? Raha hakkab otsa saama. Tuleb uusi, suuremaid valesid välja mõelda. Et ühesõnaga siit me läheme niimoodi ja vaatame, et need 10 käsku, need peavad olema täitmiseks igale tartlasele ja igale eestlasele ja igale maailma kodanikule. Need ongi Jumala seadused, mida tuleb järgida. Sa oled vastutav Jumala ees ja mina olen vastutav Jumala ees. Me kõik oleme vastutavad Jumala ees. Muidu me hävime. Küsimus on alles jäämises. Tartlastena, eestlastena. Kuidagi on meie ühiskond selles suhtes viltu vajunud, et usutakse neid asju, nagu me enne siin rääkisime, lesbid ja pederastid. Neil ei pea küll kallale minema, aga peab iga mees olema mehe eest väljas ja naine koduhoidjana, lapse kasvatajana, hea emana, aga mitte tegelema nende asjadega, mis ei too ühiskonnale absoluutselt mingisugust kasu. No lähme nüüd järgmise juurde. Trump ütles Zelenskile, Biden andis Ukrainale 350 miljardit sõjaabi, riigi raha. Aga see väike juudipoiss, Zelenski ütles, et ta ei ole nii palju saanud, ta on 70 miljardit saanud. Et siuke nahaalsus, ma küsin, et Trump ütles, et kui sul seda raha ei ole, siis annad meile muldmetalli. No see asi läks ka nüüd tuksi seal. Et Eesti on andnud minu meelest üle 300 miljoni euro raha, kõige rohkem Balti riikidest, isegi Lätist ja Leedust. Kuskilt ma lugesin isegi miljard 2 aasta jooksul. Võib-olla küll 1 aasta. 1,14 miljardit. Jah, ma vaatasin, vist oli 1 aasta. Et miks me seda teeme ja miks me pole, näiteks üks mees hommikul kirjutas sinule sinna, et me aitame selle pärast Ukrainat, et Venemaa meile kallale tuleb. Maailmas sõbrakene maksavad huvid. Me seisame oma huvide eest. Me aitame ja kõik riigid teevad ju lepinguid. Kõik sõlmivad lepingud, et see raha, mida me sulle laename, annad sa meile tagasi, kas siis maavarades või rahana, aga Eesti riik ei ole mingit lepingut sõlminud. Ja see sinu pealkiri on õieti küsitlus, aga kus meil selle raha eest on see, millise kaevanduse või nüüd seal on need aatomilektrijaamad me endale saame? Vaata, mina vaatan seda asja niimoodi, et see USA maavarade leping, muide see ei ole sõlmitud tänase päevani. Ja eks see tuleb õige pea välja, miks see ei ole sõlmitud. Kurjad keeled räägivad seda, et aetigi Zelenski poolt ilmselt siis tehing nagu lörri sellega USA presidendi juures, mis oli 28. veebruaril või millal nad kokku said seal. Sellepärast, et maavaraleping võib olla sõlmitud juba Suurbritannia ja Euroopa Liiduga. Ja sellepärast ka Suurbritannial ja Euroopa Liidul, nagu me näeme,
tegelikult on väga suur soov seda sõda edasi pidada. Nii et maailmas maksavad ainult huvid ja muidugi ma ise kontrollinud ei ole, aga president Trump ütles ju seda ilusti, et kui ta kritiseeris või tõi välja tehiolusid, et kuidas on Ameerika aidanud Ukrainat ja kuidas on Euroopa nii-öelda aidanud Ukrainat. Ameerika on andnud abina, valdavalt abina Ukrainasse. Euroopa Liit ja Suurbritannia on andnud laenudena. Eesti, mina olen enam kui veendunud, et me ei ole laenu andnud, et me oleme riigieelarvest andnud just nimelt selle 1,14 miljardit erinevate nimede all. See on 4 aasta jooksul, jah? 3 aasta jooksul toetusi. Aga mille pärast meie halvemad oleme siis näiteks kui Euroopa Liit, kui Suurbritannia, et miks meie rahvas, Eesti rahvas peab kannatama ja siin ei ole midagi küünilist, sest vaata, meil on reaalselt küsimus küttehindades näiteks. Ega see maavaraleping, see iseenesest, see on küll alandav võib-olla Ukraina rahva jaoks, kindlasti on alandav, et kui sind naaber ründaks, eks ole, ja pärast mina tuleksin sulle appi, aga ütleksin, et Toomas, et anna pool oma külmkapi sisust mulle ära, et ma aitan võidelda sinu eest. Ühelt poolt tundub küüniline, aga teiselt poolt ega ma tühja kõhuga ei saa võidelda ka ju põhimõtteliselt. Et kui meie oleme näiteks pidanud andma rahvana ära 1,14 miljardit, siis loogiline oleks ju vastu saada, et Ukrainal on ju väga suured kivisöevarud, aga meie kodud kütmiseks vajavad kütet või on ka metsavarud, et aetakse Narva kateldesse ju ka halupuitu ja kõike seda, see teeb meie halupuidu hinnad ja üldse toorpuidu hinnad Eestis kõrgeks. Et miks mitte kokku leppida, et näed, me oleme teile andnud, aga me tahame saada vastu, mitte tasuta, aga näiteks poole hinnaga, et Ukraina ka teenib natukene. Ei teeni nii palju kasumit, kui ta muidu teeniks selle kivisöe või toorpuidu ekspordi pealt, aga annad poole hinnaga, annad sõbra hinnaga meile. Ega Trumpi ettepanek on ju taoline, ega Trump ei öelnud ju seda, et annad kogu maavara meile ära. Jutt oli ju sellest, et pool ja pool et teeme kasumi. Selle kulutud raha eest. Kulutud raha eest, teeme kasumi pooleks. Nii et, aga nüüd need tingimused, mis on väidetavalt, kui see tõsi peaks olema, et Euroopa Liit ja Suurbritannia on hoopis juba Ukrainaga selle lepingu maavarade kohta ära sõlminud, neid tingimusi me ju ei tea, kas Ukraina üldse midagi saab seal. Ja vaata, küsimus on selles, et me täna õhtul ju mõtleme siin, et me ei vali nagu pooli, et ega me kindlasti ei ole ju Ukraina vastu selles mõttes ja ammugi mitte Ukraina rahva vastu. Sest kui me mõtleme selle peale, et ükskõik kes meile kallale tungiks, olgu ta ida poolt või olgu ta lääne poolt, ükskõik kes põhjast lõunast, me ju ei tahaks seda, eks ole, et me igal juhul tahaksime säilitada seda elulaadi, mis ta siin meil on ja selles mõttes on ka Ukraina rahva võitlus ja tegevus kõik nagu arusaadav. Aga mitte ei ole arusaadav Ukraina valitsuse tegevus alati. Näiteks mina vaatan seda asja niimoodi, et kui näiteks Zelenski avalikult oli väga vastu sellele, et Ukraina maavarad siis teha leping Ameerikaga ja anda sealt osaliselt Ameerikale ära. Ma tean, mida mina oleks Zelenski asemel teinud. Ma ei tea, kas sa pead mind putinistiks selle pärast. Ei pea, sealt õige mees. Aga kui Trump ütles, et anna 500 miljardi eest ära Ukraina maavarasid, mina oleks Zelenski asemel sammunud Putini juurde ja öelnud niimoodi, et kuule, teeme sinuga hoopis diili. Et Trump tahab minu käest 500 miljardit. Aga mina annan sulle 250 miljardit. Teeme koos maavaratööstust. Aga tingimus on see, et territooriumid annad tagasi ja aitad sõjast laastatud piirkonnad Vene rahadega, Vene gaasi rahadega üles ehitada. Vaat see oleks diil olnud. See on väga hea diil. Aga miks Zelenski ei teinud seda? Mis seal taga on? Ei tea. Territooriumid saaks tagasi. Kogu aeg ta nutab ja vingub, et meie territooriumid. Ta ei saa seda tagasi. Täna ei saa tagasi. Selle poliitikaga ei saa tagasi. Aga millest sõda algas? No NATO, nagu ütleb Trump. Trump teab, mina ka tean. Aga head YouTube'i kuulajad, siin on inimesi, et nad siit siis igavana kodust ära ja ma ei tea, kas teile see jutt meeldis või meeldis. Kui meeldis, teeme aplausi. Sulle meeldib või?
No küsi, tahad küsida midagi? Mina küsin. Jah. Ütle nimi ka. Mina olen Kleeri. Ma kogu aeg mõtlen selle peale, et meie riik on väga valesti käitunud ja teinud, et meil eestlasi on niivõrd paljusid välja rändanud ja eriti noori. Riik peab mõtlema selle peale, kuidas oma rahvast tagasi saada, et nad tuleksid tagasi. Ja kui nad tulevad tagasi, mis me nende hüvanguks võiksime teha? Aga mitte nii, nagu Vene ajal või eestlased läksid, kui sakslased tegid nad nii paljaks, et nad läksid Venemaale, tsaar jagas maid. See on minu põlvkond, mina olen sellest 3. põlvkond juba. Rändasid Venemaal. Ja kui nad hakkasid siia Eestisse tagasi tulema, passis kirjutatud Estonka. Aga sa pead tõestama, et sina oled ikka eestlane, et sinu vanemad on siin. Teine asi, ja kui nad tulid siia, mitte millegiga vastu ei tultud, ei antud neid korterid, ei antud mingisugust toetust. Vaata ise, kuidas hakkama saab. Ja mina jälle ütlen tänu Nõukogude Liidule, et mina 3. põlvkond sain siia niimoodi tulla, et mul ei olnud vaja otsida mööda. Kuule, tema tahab linnapeaks, mitte Eesti Vabariigi peaministriks. Kõik linnapead ja kõik, kes kuuluvad, need kuuluvad ikkagi vabariigi ülemnõukogusse või kuidas öelda. Ülemnõukogud enam ei ole. Aga küsi, tema tahab linnapeaks saada, ta ei taha praegust veel peaministriks saada. Ei, aga vaata, tal on õigus. Tal on selles mõttes ju õigus. Vaata, et eriti kui siin selle sõja ohuga on nagu hirmutatud ja mina arvan, et ilma asjata hirmutatud, siis täna Eesti Vabariigi mõtteks on ju saanud nagu see, et ikka räägitakse, et noh, et kellel raha on, mingi oske Hispaaniasse, maja või korteri, mingi Kreekasse. Aga kas me 33 aastat tagasi sellepärast saime siis iseseisvaks, et eestlastel oleks võimalik kodumaalt välja rännata ja Hispaanias õnnelik olla ja Kreekas õnnelik olla ja Itaalias õnnelik olla, aga mitte Eestis õnnelik olla. See on selge, et eestlane peab olema Eestis ja tartlane peab olema Tartus. Miks sa peaksid tahtma, kui sul elu oleks normaalne, kui normaalne elu oleks tagatud? Miks sa peaksid tahtma kas või Tartust ära kolida või Eestist ära kolida? Siin peaks olema tööd, siin peab olema leiba ja no sellest ma räägingi. Me peame uuesti töökohad tagasi tooma, tööstuse tagasi tooma, elu tagasi tooma. Tartu linnas. Tartu linnas, praegu Tartu linnas. Nii, kes tahab veel küsida? On julgeid? No, ma küsin. Täna raadiost kuulsin, plaan on säärane. Oota, nimi oli kuidas? No, sõitsin autoga raadiost. Ei, mis su nimi on? Paavo. Tema on tubli mees. Nii. Ja kuulsin, et plaan on niimoodi, et sõda hakkab, no ma ei tea nüüd, kas Eesti ja Venemaa vahel või kuidas see asi on, aga igatahes, et 2027 on plaan pidada sõda Venega. Nüüd, kui tuleb meil sõda Venega 27. aastal, selleks ajaks on Anto Roos juba Tartu linnapea. Minul on nüüd küsimus, kuidas Tartu linnapea nüüd, kui on sõda, siis käib pommitamine ja ajad kukuvad kokku siis ja inimestel on nagu vaja, ütleme, tunda endast kindlana, et mida võtab siis Tartu linnapea ette selleks, et Tartu linna elanikud võimalikult vähem saaksid või võimalikult rohkem oleks turvalist nendele elukeskkonna. Mida siis Tartu linnapea, kui 27. aastal nagu Eestis on plaanitud sõda Venemaaga. No ma ei tea, kas see on enne valimisi või peale valimisi, 27. aastal valimisi. Ja arvestades seda, et Isamaal ja Reformil oleks vaja nagu saada jälle hästi hääli, siis peaks sõda hakkama enne valimisi. Vähemalt sõjaga ähvardamine väga tõsiselt. No jah, aga
No 27 aastal plaanis sõda. Ta küsib, et kas sa varjendit hakkad ehitama. Kuidas nüüd ei nokas varjendit või mida? Ei hakka varjendit ehitama. Varjendid, see on raiskamine ja see on elavatele inimestele põhimõtteliselt kirstude, suurte kirstude tegemine. Varjendid ei aita. Sellisel kujul varjendid, mida... Kuidas nad tunevad ennast turvaliselt? No sa oskad ka ikka küsida nagu selles mõttes, et vaata 33 aastat või kuidagi 10 aastaid enne seda on valmistatud ette seda olukorda, mis on praegu valmistatud. Noh, küsimus on üldse nagu selles, et no vaata, kui ma välja keerutan sellest vastusest, et nagu Konstantin Pätsile heideti ka ette, et noh, ühed edavad, et noh, ta tegi kõik nagu, mis võimalik 40. aastal ja 39. aastal, ja teised ütlevad, et ta ei teinud nagu midagi ja oleks võinud rohkem teha. Aga küsimus ei ole ju selles 39. või 40. aastas. Küsimus on selles, et Eesti mängis ennast auti nende otsustega, mis ta mängis 20 aasta jooksul, 1920 kuni 1938 või 39. Ja nüüd küsimus on selles, et kui 2027. aastal peaks sõda tulema, siis on plaan, eks ole, siis linnapea või linnapea kandidaat Andro Roos ei saa täna mitte midagi selle heaks teha ja ma ei saa ka linnapeana midagi teha selle heaks, kui Eesti välispoliitika on selline, mis ei suuda sõda ära hoida. Sõda ei ole kunagi nagu ühepoolne, et üks lihtsalt tahab tulla ja tuleb. Ei ole see tänane Venemaa nagu keiser Nero, nagu meil ajalooõpikutest öeldakse, et, noh, et tuleb lihtsalt sellepärast, et ta on hull. Teine pool tuleb sulle kallale, ka tänaval ütleme, kui keegi tuleb sulle annab molli. Ta ei tule tõenäoliselt, 99% tõenäoliselt ta ei tule mitte sellepärast, et ta on hull, vaid ta tuleb sellepärast, et noh, tema arvates sina oled teinud midagi, mis väärib sulle molli andmist. Ja vaata, ma ütlen, et linnapeana ma ei saa mitte midagi teha, kui see sõda hakkab. Mitte midagi ei saa teha. Aga ma linnapeana saan seda teha, et kui me 2025. aastal saame 51% volikogu kohtadest, siis me hakkame nõudma Tartu linnana Eesti välispoliitika muutmist selliseks, mis vastab meie rahva huvidele. Vaata, Toomas ka rõhutas siin alguses, et iga rahvas ja iga riik peab lähtuma oma huvidest. Tänane Eesti välispoliitika ei lähtu meie huvidest. Meie huvides ei ole esiteks sõja kiskumine, aga me sõda kisume kogu aeg lähvimisega. Vaata, kuidas sõda ära hoida. Šveits on ka väike riik. Nii nagu Eesti on territooriumilt isegi väikesem. Rahvast on kordades rohkem. Rahvast on rohkem. Aga isegi väga sõjakas Hitleri Saksamaa ei mõelnud ju kordagi tõsiselt neile kallale minna. Või kui me täna vaatame nagu seda Taiwan, mis on tegelikult see õige Hiina. No ma täna ei ole Eesti riigi ametnik, ma võin seda öelda, et Taiwan on õige Hiina selles mõttes, et ta on Hiina vabariik. Puna-Hiina on ju nagu see rahvavabariik, kus siis sisuliselt kommunistlik partei tuli võimule ja see algne Hiina vabariik taandus siis Taiwani saarele, sellepärast ongi 2 Hiinat. Ja see suur Hiina nii-öelda sisuliselt kogu aeg ju ähvardab, et kuule, me tuleme, võtame su ära, et sa oled tegelikult meie provints. Aga mis on reaalsus? Reaalsus on see, et ta küll ähvardab, aga ta mitte kunagi ei tule ja ma usun, et ta ei tule ka. Ja tead, miks ta ei tule? Sellepärast, et 80% maailma kiipide tootmisest on Taiwanil. Hiinal, Puna-Hiinal on neid kiipe vaja, Ameerika Ühendriikidel on neid kiipe vaja, Euroopa Liidul on kiipe vaja, Venemaal on kiipe vaja. Tervel maailmal, nii Taiwani pooldajatel kui Taiwani vastastel on Taiwani vaja iseseisvana, et ta neid kiipe toodaks. Ja samamoodi on nagu see, et milleks Eesti Vabariiki oli vaja Eesti Vabariigi sündimisel? Leninil, aga ka põhimõtteliselt lääneriikidel. Ega me ei saanud iseseisvaks ainuüksi oma vaprusele tuginedes. Me saime tänu sellele, et Jumal lõi ajaloolise situatsiooni, kus Eesti rahvas sai oma vahvust näidata ja kus nii Venemaal, endisel emamaal, kui ka lääneriikidel oli tarvis iseseisvat Eesti Vabariiki. Sellepärast meenutame, Lenin smuugeldas Tsaari Venemaa kulda läbi Eesti, iseseisva Eesti Vabariigi läände ja läänel föderaalreserv on ju loodud väga paljuski tuginedes Tsaari Venemaa kullale, oli tarvis osta kokku odavalt venelaste ja Vene tsaari õukonna kulda. Ja see oli Eesti Vabariigi, vähemalt üks kaalukas põhjus, miks maailm vajas nii ida kui lääs iseseisvat Eesti Vabariiki. Probleem oli selles, et see kulla smuugeldamine sai otsa
ja Eesti Vabariigil, meie ise muidugi arvame, et me oleme väga tublid ja head ja siiamaani arvame, et me oleme väga tublid ja maailmale vajalikud. Aga nagu me näeme, et meie see endine peaminister läks ju Euroopa Komisjoni sinna välisesindajaks, ei ole teda isegi seal kõrge koha peal nagu tarvis. Naerab teda välja Venemaa, naerab teda välja Ameerika Ühendriigid ja ei arvesta teda ka väga paljud Euroopa Liidu liikmesriigid ise. Ja vaata, küsimus on selles, mida ma Tartu linnapeana saan teha. Ma saan teha selle, et me Tartusse loome sellise kõrgtehnoloogilise tööstuse, mis püüaks olla vajalik ka rahvusvaheliselt, nii läänele kui idale. No näiteks, mida ma pean silmas? Organidoonorlus. Ma kujutan ette, et näiteks, kui me suudaksime välja töötada nagu sellise korraliku tööstuse, see on ainult spekulatsioon, nagu ma lihtsalt võtan ühest otsast nagu kinni. Me suudaksime kunstorganeid toota, mida on vaja nii Venemaal, mida on vaja nii Ameerika Ühendriikides, teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, kui me suudaksime suurejooneliselt selle välja töötada. Siis ma usun, et see oleks kõige parem tagatis, kui selline või mingi taoline tööstus oleks, et ei Venemaa ei ründa ega ka keegi teine ei ründa sõjaliselt. Meie majandus ja meie, ütleme, unikaalsus, et me suudame toota midagi tervele maailmale vajalikku, see päästab meid ära sõjast, mitte see, et me kaitsekulutusi suurendame. Või siis punkreid ehitame. No ma ise mõtlen, et selle sõja teema käis välja Taani peaminister. Ma ei tea, kas ta oli Putiniga ühes kohvilauas, et ta teab, et kas poole aasta või 2 aasta pärast Venemaa ründab Balti riike. Siis Trump on öelnud, Eesti kuulub NATOsse ehk kes on NATO juht, USA. Ja mitte kunagi Venemaa ei ründa Eestit. Et see on loll jutt ja ärge jumala pärast sellega head inimest tegelege oma isi asjadega või pisiasjadega või suurte asjadega ja kõigepealt tegelege, et Andro Roos saaks Tartu linnapeaks, sest see mees väärib seda. Ja teiseks, et katsuge tulla tänavale ja võidelda selle eest, et automaks ja teised maksud kaotataks. Kui te näita jõudu, jõuetus ei ole sõbrad jõud, ainult jõud maksab. Ja kui te välja ei tule, istute oma nende, mis samad kerrade peal, siis ei juhtu mitte midagi. Ja jätke see sõjahüsteeria jutt ära, mingit sõda ei tule. Ja see, et Eesti tahab lihtsalt raha jagada ja sealt jäävad ikka näpud rasvaseks, siis ärge selle lollusega kaasa minge. No nii, kes tahab veel küsida? Jah, minu nimi on Toomas. Näed, üks Toomas veel. Kui Andro Roos saab Tartu linnapeaks, siis minu arust need valimised on iga 4 aastat. Et minu arust on 4 aastat liiga lühike periood, et kõik see suur segadus, mis siiamaani on korraldatud, korda saada. Et mida saaksite teha selle jaoks, et ka teise valitsusaja oleksite Tartu linnapea edasi? No aga kui me teeme õigeid asju, kas siis teisi erakondi üldse tarvis on? Või kas siis üldse erakondi tarvis on, kui me teeme õigeid asju? Mina olen nii ütelda parteitu, ma ei kuulu ühtegi erakonda ja minu esmatähtis ei olegi erakond, vaid on inimene, kes seda asja eest teab. Olen pikalt kuulanud teid, mitte ainult täna, vaid ka siin ennem ja kui teid saaks kloonida, teid oleks 10, siis jagaks teid üle Eesti laiali ja saakski sellise Eesti, nagu me veel tahame. No aga kloonime nii. Oota, teeme seal mehele aplaus, see on hea küsimus. No aga kloonime niipidi, et igaüks hakkabki, ühesõnaga pistame kõik koos pea külma vette, teeme pea hästi selgeks ja hakkame tegutsema, siis ongi kloonitud. Siis ongi niimoodi, et kogu Tartu koondub niimoodi, teeb ja mõtleb nagu Andro Roos, ütleme siis nagu sina ütled, aga jäädes ikkagi Toomaseks ja sina jääd ka Toomaseks ja sina jääd Kleeriks ja nii edasi, aga hakkame tegutsema koos. Mina ei tea, kust on tulnud tänapäeva noortel see komme, eks see kodust ole, aga kui me näeme televiisorist, kuidas mujal riikides inimesed astuvad tänavale oma õiguseid nõudma, siis meie noored võtavad meelsamini kohvisanga kätte, lähevad Austraaliasse, Inglismaale, Soome ja ütlevad, rumalad olete siin nõme Eesti, vaielge edasi, et me peame nendele siin midagi
pakkuma, et nad ära ei läheks. Kusjuures kunagi, ma ei mäleta, kes sellel ajal oli peaminister ja president, kas see oli 2014 äkki või oli see kampaania, et kutsume rahva tagasi. Kusjuures mina olen ka oma ringi peale teinud mööda Norrat ja Soomet. Ja tagasi ma ei tulnud mitte nende kutsel, vaid enda pere põhjustel. Aga et kui me nad tagasi kutsume, nüüd me lasime nad jälle minema, sellepärast et etteotsa sattus üks sõjaprintsess, kes, te teate, kellest jutt käib, kes arvas, et tema ja maailm ja sõitis sellest Eesti riigist üle, korraldas siin täieliku kaose, nüüd võttis sama selga ja põgenes ära Euroopa Liitu ja nüüd vaatavad kõik kaugelt, nii nagu LHV omanikudki vaatavad kaugelt, mis seal lõmedas Eestis toimub, aga raha voolab nende taskusse. Jama, kuidas lõpetada? Ei, no tuleb lõpetada ja õige. Ja mis puudutab üleüldse erakondi, siis kas te teate mõnda töötajat, palgatöötajat, kes läheb tööle ja ütleb, et ma täna tööd ei tee, aga raha ma tahan saada. Või et näete, ma tegin 6 aega tööd, aga mul see hästi ei õnnestunud, aga palka ma tahan saada. Sama on ju Riigikoguga. Terve 6 aega nad vaidlevad seal ja saavad palka, aga tulemust ei ole. Minu arust peaks selle tegema tulemuspõhiseks selle palga, et nad on miinimumpalga peal. Ja kui nad saavad viivad ellu selle, mis nad lubasid, siis saavad nad tulemustasu ja kui seda ei ole, siis olgugi miinimumpalga peal edasi. Et miks neile makstakse sellist palka 6000 ja nii edasi ja siis tavatöötaja niimoodi, et tema peaks miinimumpalka töötama. Et mina selle poolt ei ole. Vaat see mees on, vaata, ta on avara silmaringi. Teeme veel talle aplausi. Et ta on maailmas käinud, Soomes, ma ei tea, Rootsis, kus sa veel oled käinud. Sa oled elu näinud ja sa ei istu ainult oma kerade peal, vaid sa mõtled, mida teha selleks, et Eestis elu paremaks läheb. Aga vaata need, kes on siin pikalt istunud ja oma kerad ka laiaks vajutanud, nendel ei tulegi enam mõtteid pähe. Ja nad löövadki käega. Ma räägin nendega, ta ütles, et niikuinii midagi ei muutu. Põhja-Norras, kus ma olin 3 aastat, ütlesid norrakad niimoodi, et kõik see Norra riik, mis jääb Trondheimist ülespoole, võib venelastele ära anda, sest nemad ei pea seda Norraks, see pidi nii mõttetu olema. Siis tekib küsimus, et mida see Venemaa selle Ukraina seljas sõdele. Näed, Norra tahab poolt ära anda niisama, nii kui linna. No jah, vaata, siin 2 asja, mis mul tuleb kohe meelde, et kui ma veel Tartu Ülikoolis töötasin teadurina, siis just kord mul juhtus üliõpilasleht kätte või ülikoolileht või mis see oli nagu seal. Ja ma imestan, et seal siukses lehes nagu Kuivikute lehes üldse siuke artikkel oli, aga ma kinnitan, et artikkel oli umbes siukene, kus intervjueeriti ühte keskkooli lõpetanud poissi, keda ülikooli vastu ei võetud. Ja ei võetud vastu, aga samas ta kirjeldas nagu seda, et vaata, toona ei olnud veel nagu 3D printereid ja see ei olnud nagu laiatarbe kaup, et nüüd võib igaüks netist tellida endal ise. Aga see poiss ütles niimoodi, et nojah, et tead, et ma ise tegin 3D printeri, panin kodus hädapärastest asjadest, panin 3D printeri kokku ja printisin välja tolmuime ja niimoodi ja teisi neid kodumasinaid ja asju ja teen nagu siuksed asju, aga Tartu Ülikooli mind jah vastu ei võetud. Aga vaata, see ongi nagu see, et miks noored nagu ära lähevad. Et tegelikult sellised noored, selline poiss, kui see oli avastatud, see oleks tulnud tõsta kohe Eesti või siin Tartu Ülikooli teadlaste ülemaks. Tema oleks pidanud hakkama seda teadustööd juhtima. Aga praegu istuvad ju kuivikud nagu põhimõtteliselt ülikoolides ja mitte ainult ülikoolides, igal pool istuvad, linnavalitsus istuvad kuivikud ja ministeeriumites ja igal pool võimustruktuurides istuvad kuivikud. Mina vaidlen vastu. Väga õieti, et Tartu Ülikool teda vastu võetud, sest et mida teevad need filoloogid või siis seal inglise keele õpetajad või mingisugused siuksed vennad selle 3D printeri või siukse poisiga. See poiss oleks seal tippi minema. Ta läks valesse kooli. Läks valesse kooli. No jah, aga vaata, isegi nõukogude ajal isegi oli Tartu Ülikoolil oma seadmete labor. Ja isegi vabariigi ajal oli veel vägevam labor enne 1940. aastat. Tartu Ülikool ise tootis arstiteaduskonnale ja mis teaduskonnad tal kõik veel olid, mis tehnikat vajasid, mõõteriistasid.
tootis nendele ise mõõteriistasid. Täna on niimoodi, et arsti, vaata, ma isegi kritiseerin arste, väga tublid tippkirurgid, eks ole, kes õpivad laseritega tahad töötama. küsida? Aga nüüd küsimus on nagu selles, et kui tõesti elekter ära läheb või näiteks Ameerika Ühendriigid või kust iganes ostetakse need laserpinkide tarkvara sisse, ühel hetkel vajutab nuppu, et näiteks litsentsitasud on maksmata Eestil. Laser ei tööta enam. Aga kas need noored peale kasvavad arstid skalpelliga oskavad tööd teha? Tavalise füüsilise skalpelliga. Sama küsimus on raamatupidajate kohta, kes teevad raamatupidamisprogrammis raamatupidamist. Aga kas nad paberi peal oskavad teha? Või minu eriala, pangandus. Mina olen ehitanud üles näiteks pangandustarkvara. Ma tean, kuidas arveldused käivad ja kuidas arveldused käiksid ka siis, kui elekter ära kaoks, serverid ei töötaks. Sest 30 aastat tagasi veel ju põhimõtteliselt pangad omavahel rahvusvaheliselt ka arveldasid tšekkidega ja ei olnud mingit kompuutersüsteemi. Tänapäeva peale kasvab põlvkond, kes ülikoolidest tuleb, mitte üheski valdkonnas tegelikult ei tea või kaugeneb sellest algprintsiibist. Ka põllumehed näiteks. Ma olen põllumajanduskoolis käinud, ma olen ka välja õppinud põllumees kutseharidusena. Hiljuti siin paar aastat tagasi lõpetasin. Tänapäeva traktorid suudavad ise ju künda ja pidada nagu seda vagu ja ei olegi seda meest sinna rooli tarvis, et ta pöörab vao otsas ümber, tuleb tagasi. Aga kõik on seotud programmiga. Kui sa litsentsitasu maksad, siis traktor pöörab ümber. Aga kui ei maksa, siis pead ise rooli keerama. Aga tänapäeva põllumehed, keda välja koolitakse, nad ei oska seda rooli isegi pöörata enam. Et ühesõnaga me koolitame selliseid inimesi, kes tavaoludes töötada ei oska. Ja nüüd isegi traktor, kui me põllumehest veel räägime. Kui kütust ei ole, näiteks ütleme, et tulebki sõda, on kütusekriis, aga põldu oleks vaja ju harida. Isegi kui hobuseid leiame, võidusõidu hobused on, ega nad hästi põllutööks ei kõlba, aga hädaolukorras, kui paljud tänastest noortest põllumehestest oskavad haakeriistu hobusele näiteks taha rakendada? Keegi ei oska või peaaegu keegi ei oska. Nii et vaat tegelikult nende küsimustega tuleks hakata tegelema. Kutsekoolides, ülikoolis, igal pool. Jah, aga mina olen hobust ette rakendanud. Mina ei ole, mina ei oska. Mina oskan. Nii keegi mulle kunagi, ma väike tatikas oli näitas, õpetas. Aga siis, kui Vene kroonusse läksin, oli mul vaja hobule ette rakendada. Siis mõtlesin, panin niipidi naabini ja ei läinudki poolt tundi, kui oli hobune rakendatud ette vanke. Keegi ei õpetanud. Aga seda, et näiteks ütleme seda mingi programme teha või siis ütleme neid igasuguseid arvuti teaduse koosasju, neid ei õpi veerand tunni. Neid ei õpi poole päeva, neid ei õpi ka isegi 3 kuuga. Ja mis on tulemus Eestis? Eestis on neid hobuse rakendajaid kurat tuhandeid. Neid on tuhandeid, kes saavad poole tunniga selle hobuse sinna ära rakendatud või selle adra sinna taha. Ja võib tulla päeva jooksul kuidagi reguleerivad teha. Kui adra leiame. No ja kui adra, aga neid on tuhandeid. Aga neid mehi praegu on niimoodi, et Liisa tõesti või mis kurat lehest lugesin, oli niimoodi, et need matemaatik või eksamite tulemused venekeelsetes koolides, kus on eesti keeles peal õppima, nende matemaatika tulemused on kõik peaaegu nulliväärsed. Mida see tähendab? See tähendab seda, et me oleme praegusel juhul sadu noori inimesi, kes oleks võinud matemaatikat õppida, aga kuna nad ei saanud matemaatikast eesti keeles aru, siis nendel jäi see õppimata. Ja praegune sõjategevus, nagu Ukraina on näidanud, enam nende hobuse rakendajatega suurt midagi peale hakata panema. Seal on vaja neid nupuga mehi, kes oskaksid konstrueerida, kes oskaksid programmeerida ja ühesõnaga säärase vendi on vaja sõjaväest. No kuulsin jälle raadiost, et nüüd kaitsevägi läheb ülejärgmine aasta 12 kuu peale. Sest neid, kes ütleme padruni sealt püssitorust kuskile suunda
välja lasema. Neid on külluses, aga neid enam võib-olla siis 27 aasta, kui sa plaanid sõda. Ma seal jurasin. Mis kuradi sõjajuttu sa ajad siin? No aga raadios ütleb. No mis kuradi, sa oled vana mees, üks loll juttu. Kas kindral Meriloo siis räägib jura juttu? Kuule, see on ülevalt antud. Kindral Meriloo ei saa rääkida jura juttu. Mõtle loogiliselt. Eesti NATO liige, USA on NATO juht. USA juhib kogu NATO süsteemi. Ja Meriloo rääkis, et 27 aastal on plaanis. No võib-olla. Pane edasi. Nii, ole hea. Mina ei saa selle sõjajutuga ka nõus olla. Ma olen eluaegselt sõjavastane olnud. Täna ma tulin ka siia, nagu kuna siin teema on natukene sõda, siis sellepärast. Et see sõda kindlasti ei ole ju Eesti asi. See sõda on ikkagi, me teame, et see NATO laienemine, mis on 89. või 90. mis aastast ta algas, eks ole. Ja kui nüüd Venemaa pani oma punase joone nii-öelda paika, siis suurriigina on tema oma huvide eest väljas ja ta pidi ju midagi tegema. Et ma ei pea nüüd seda sõda õigeks lahenduseks, aga Venemaa lihtsalt näitas, et kes ta siis on. Nii, mida sa küsid? Ma tahtsin küsida seda, et see on teine asi, kas kohalik võimu inimene ehk linnapea saab teha midagi ka valimiste heaks, sest valimise üks kõige suuremaid vigasid on see praegusel juhul, et me ei näe, keda me valime ja teine asi on see, et sellel valitaval ju puudub vastutus. Et kas on võimalik teha niimoodi, et ei ole mitte üldse salajane näiteks, kas kohalik linnapea saab selleks midagi teha või vähemalt, mida sa arvad sellest? Tahad ma ütlen, mida saab teha. Suur pettuse võimalus, ma ei saa öelda, et pettus, ma ei ole seda ära tõestanud, aga väga suur pettuse allikas on see, et Tartus kas on 11 valimisjaoskonda ja ükskõik millises Tartu piirkonnas sa oled, sa võid minna suvalisse valimisjaoskonda. Ja no see on teistes omavalitsustes ka niimoodi, näiteks Tallinnas. Bambolo Kolbakov on siin rääkinud, et kuidas ta käis ühes jaoskonnas, seal anti sedel, hääletas ära, läks järgmisse jaoskonda, seal taheti anda sedel, et ei ole ühesõnaga digiajastul isegi niisugust tsentraalset kontrolli, et mitu korda üks inimene hääletamas käib. No täpselt nagu Ameerikas, et ka mingisugused surnud hinged hääletavad ja inimesed mitu korda hääletavad ja nii edasi. Ja no lisaks käis veel, ütleme seal elektrooniliselt, sai mitu korda hääletada, nii edasi tagasi. Vaata, mina linnapeana kindlasti kaotaksin Riigikogu valimistel ära selle süsteemi, et sa võid ükskõik millisesse valimisjaoskonda minna. Ikkagi pöördume tagasi vana ausa süsteemi juurde. Elukohajärgne valimisjaoskond, enne valimisi kinnitatud nimekiri, kes üldse saavad tulla sinna jaoskonda, mitte ei ole niimoodi, et üllatuslikult tuleb keegi mees veel, eks ole, kirjutama nime juurde ja võib-olla lõpuks ongi see olukord, et inimene on 3 korda hääletamas käinud. Noh, siis sotside poolt või ma ei tea kelle poolt, eks ole. No tõenäoliselt. Ma usun, et Keskerakonna ja EKRE toetajad vast keskmiselt on ikka vist ausamad. Mul on siuke tunne. Võib-olla ma eksin, aga Ameerika näitel küll nagu ikkagi need, kes mitu korda hääletasid, need olid rohkem demokraatide pooldajad. Nii et vast on Eestis sama. Ja et selle asja ma kaotaks ära. Seda saab teha. Ja nagu ma enne ütlesin, läbipaistvad valimisurnid. See võib tunduda väike asi, aga ma arvan, et valimised ei pea mitte ainult olema ausad, vaid nad peavad ka näima ausad. Ja kolmas asi, mida saaks teha, vaata see nüüd seostub selle 4. aprilli teemaga, mis tuleb, Märt Põder tuleb siia rääkima. Ta teebki sellise töötoa, sest nii palju, kui ma olen temast aru saanud, on olemas tegelikult programm, millega sa saad oma e-hääle alla laadida arvutisse. Aga kui saab alla laadida, siis saab ka üles laadida.
ja vaata, kui me Tartus oleksime võimul, mida me teha saaksime Riigikogu valimistel, on niimoodi, et me saame luua Tartu valimiskomisjonile sellise veebirakenduse, kus me kutsume inimesi üles, tagades seejuures anonüümsuse ja seaduste täitmise, laadima, kes tõesti muud moodi ei saa, kui ta ikka peab e-hääle kaudu nagu hääletama, eks ole, laadima üles oma hääle, et kontrollida siis seda, et kas Tartu valimiskomisjoni serverisse üles laetud e-hääled klapivad Vabariigi valimiskomisjoni e-häältega. Seda ei ole ükski omavalitsus teinud, munasid ei ole ja võib-olla ei ole mõistust, aga ma ütlen seda, et tahet ka ei ole. Aga kui mina linnapeaks saan, siis mina määran, kui Märt Põder muidugi tahab, tema Tartu valimiskomisjoni esimeheks ja ta teeb selle ära. Nii et väike väljakutse Märt Põdrale ka. Ja lubadus minu poolt. Nii. Mis sa arvad sellisest asjast, et meil on selle valimiste salajasus siis nagu igat pidi, aga ega ma ei lähe mingit kurja tegema, ma ei lähe vargile. Miks ma pean ennast salaja üldse hoidma? Ja minu seisukoht on ka, et valimised peavad tegelikult olema avalikud. Aga täna seadus näeb ette lihtsalt. Siis ma saan sulle öelda, et ole linnapea. Vaata sa lubasid, eks ole. Mina olen siin valinud. Sina saad näha, et mina siin valisin. Ja see on kontrollitav. Nii peaks olema. Nii peaks olema. Ma olen 100% nõus. Nii, ja sina? Ära sõjast aga rääkima. Jah, et ühesõnaga, et kuidas on siis praegu kohalik omavalitsus konstantsiga. Enne haldusreformi formaalinimestus oli lubatud võtta 60% järjest laenu. Aga siis koroonaliimestus oli 80%. Kui kaugel on, kas on ka Eestis korralikke kohalik omavalitsus, kes on seda täitnud? Kui täna juba vanadekodumaksuga Tartu linn jätardab, et võtsid selle otsuse vastu ja Reformierakond umbes käskis ja ise olid kollatsioonis ja nüüd lähevad kohtusse, me peame hakkama seda puuduvat summat nõudma ja nii on nende teiste asjadega täna. Ei, nad balansseerivad, ikka ma selle komisjonis ka kuulen, nad balansseerivad ikka selle lubatu piiri peal. Aga tead, mida mina teen või? Ma teen Tartule oma panga. Tartu linnapanga. Ja me tõmbame Tartu võõrpankade haardest välja ja mitte ainult, et Tartu linn hakkab seal arveldama või laenu võtma või hoiustama, vaid Tartu ettevõtjad ja Tartu inimesed ka. Sellepärast, et väga palju on probleeme sellega, et täna Eestis tegutsevad pangad keelavad väljapoole Euroopa Liitu arveldusi, just väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel. Suurtel ettevõtetel nad ei keela, sest suurtel ettevõtetel on raha maksta eri haldurile seal pankades ja nii edasi. Sellega ei ole probleemi. Aga just väikesed ja keskmised ettevõtjad tegelikult ei saagi eksporti teha ja oma ettevõtlust pidada, sellepärast, et pangad on neil välisarveldused ära blokeerinud. Ja Tartus me lahendame oma pangaga selle asja ära. Nii, ma tõusen püsti, ma hästi näeks. Kas keegi tahab küsida tulevaselt linna pealt? Ei ole? Mina ei taha küsida, ma tahan remarki ütelda, et üks mees ka Eesti Vabadus lubas teha panga, Eesti panga ja see mees kadub juba hauas ja aga nii, et Andra Roos, et kas te oma tervise pärast ei karda, kui te Tartu panga teete? Sa mõtled kommertspanka või? Ei, sündmispank. Savisaar tahtis ka panka teha, aga nüüd on surnud veel. Alati, iga inimene sünnib ja lõpuks sureb, nagu mis siin ikka karta, nagu tuleb tegutseda nii, kui elu on antud. Meie käisime Androga, Savisaar tegi tõesti ühispanga ja me käisime Androga Tallinna linnavalitsuse juures. Andro tahtis seda panka ära osta ja kujuta ette, talle ei antud seda võimalust, et lõhkus lihtsalt panka ära. Andro oleks seal ära ostnud, sest ta on Tartumaa hoiulaenuühistu ära osta seal, jah. Need, kes ei tea, kes tahab astuda laenuühistusse, olge lihtsalt head inimest, astuge ligi. Me käisime kahekesi seal kohal. Kõik kõrged isikud me käisime läbi, nii palju, kui seal Tallinna linnas oli. Ja meile ei antud seda võimalust. Peaminister saatis Kukele ja keegi saatis veel diplomaatist Kukele, aga tema nime me ei nimeta. Kes see peaminister oli tol hetkel oma? Jüri Ratas. Aga kas linn oli vastu või oli... Ei, linn ei olnud midagi. Linn ei olnud vastu. Asjamehed olid vastu. Peaotsustajad olid vastu. Ja oleks
Tartu laenuühistu ära ostnud, oleks ta kordades suurem, võimsam, aga eks seda ei tahetud, ma sain sellest aru. Jandro sai ka. No nii, tahab keegi veel küsida? täname Toomast ka. Keegi mulle ka aplaus. Nii, head YouTube'i kuulajad. Siin minu vasakul käel on Andro Roos, noor mees, ettevõtja, Tartu linna Keskerakonna esimees ja muidu tubli mees peab näed siin YouTube'i, et me saame kõike seda siin vaadata. Ma soovin sulle jõudu ja mis kõige tähtsam, saagi linnapeaks. Teeme nii. No nii. Aitäh teile, saate veel siin süüa, saate veel siin võtke kohvi ja anda talle äkki nõu, kes ei ole, proua äkki ta tahate veel nõu anda. Mul on 100 sugulast, kuidas ma saan teda aidata. Nii. No nii, nüüd on vaba mikrofon. Vaba mikrofon, jah. Tere, tulite või? Kurat, meil on nii põnev siin. Tere. Kõne alles algab, te lähete juba ära, jah? Ei lähe. Väga hea. Jah, mind tunnete või? Tunnete mind või? Ei tunne. Mina olen Toomas Paur, kes teeb YouTube'is Toomas Pauri autorisaateid. Nii. Te ei ole siis vaadanud? Mina ei ole vaadanud, minu abikaasa vaatas. Mina olen vaadanud, jah. Tõsi või? Jaa. Aga kes teid õpetas niimoodi kätte andma? Kes õpetas? Jah, muidu tavaliselt võtavad kõik niimoodi. Te soliidne daam. Tubli naine. Absoluutselt. Jah, ma käin WC-s ära. Ma isegi 2 tundi. Ärge sinna kauaks jääge. Ei. Ma tahan teiega kohe rääkida. Nii. Andro, Jaa. kas peab edasi panema või? Ei pea. Mis sa kellaajaks panid alguses? 5:30. Siis ei pea. Kuidas te seda kääri tegite? Mina ei oska. Tal ei olnud kurgitseri. Jaa. Ja siis ta võttis käärid ja pudeli ja kadus taha rõuga ja tuli tagasi. Noh, ma tean seda varianti, et pannud raamatu vastu seina, siis lööb. Niimoodi, seda ma ei tea. Aga see nõuab nagu häid närve, sellepärast, et kui sa lööd nurga all, siis läheb pudel puruks. Ja. Põhjaga vastu lööma ja tuleb välja. Ja. Läheb hammastega ära tõmmata. No see on Nõukogude Liidu sünniaastaga inimese oskus nagu selles mõttes. Nõukogude inimene on... Kuidas te minu ometigi sellise soveetiku saavad üldse? Nõukogude inimene on leidlik. Vaata, tänapäeva noored on võib-olla rohkem niimoodi by the book nagu, eks ole. Ei ole. Aga võib-olla ei ole, võib-olla ma eksin. Mingisuguse umbes 20 aastat Eesti haridussüsteemis toimetanud, et mitte ennast liiga tähtsaks teha, siis kunstikoolid erinevad ikani välja, et õpetasin kompositsiooni ja kõik jutud, mis puudutavad lumehelbekesi, absoluutselt ei vasta tõele. Andro. Noored on täpselt samasugused nagu teie või minu noor ka. Ehk siis sama protsent on jobusid, sama protsent on nutikaid inimesi. Lihtsalt ma arvan, et ilmselt tõstetakse avalikult esile lumehelbekesi. Ei, neid isegi ei tõsteta.